Mune võib värvida mitut moodi. Võib võtta mingit värvi, munalakki ja pintsliga mune värvida. Loomulikult teeb enne ära keeta. Toorest muna pole mõtet värvida. Siis võib kasutada kleepse, mingeid pilte munade peale kleepida. Aga see, mida me täna teeme, on värvimine riidelappide ja sibulakoortega. Nii, hakkame siis pihta. Siin on meil see lapp, mille sisse me muna koos värvivate asjadega mähime. Võtame muna. See peab siis loomulikult toores muna olema. Sest me paneme ta keema ja siis jäävad need värvid talle külge. Võtame siis mõned sibulakoored, paneme siia riide peale. Et need põhivärvijad ongi sibulakoored. Nii. Nüüd võtame selle muna ja näiteks keerame, paneme siia muna peale mõned sellised lapid, mille kohta me teame, et nad kindlasti värvivad. Erinevad värvilapid paneme siia munakoortega kokku. Paneme siia veel natukene märjaks teha, paneme siia ka siis selle sõnajala lehekese. Nii, siis võtame veel mõned sibulakoored siia peale. Võib veel mingit värvilist riidelappi panna. Sibulakoortega, kui neid jätkub, siis ei maksa neid kokku hoida neid, siis keerame ta siia. Katki ei tohi vigistada, eks? Paneme ta siia lappi, siia kenasti ümber, siis võtame selle paela, parajapikkuse paela, keerame sinna ümber. Ja seome kinni, eks ole, lapp on siis see, mis hoiab need värvi andvad asjad siin muna ümber. Kahte sõlme ei ole isegi vaja panna, et meil on siis, näete, selline värvidega muna siin olemas. Mida siis munade värvimiseks vaja läheb? Noh, loomulikult mune. Munad siis, võivad olla sellised tavalised kanamunad, sellised suured, need on tegelikult natuke suuremad munad ja valged. Ja siis on ka vutimunad täitsa kõlbavad. Need on sellised palju väiksemad ja mõne arvates ei olegi neid vaja üldse värvida, sest näete, nad on juba ise sellised kenad, pruunikad ja täpilised. Aga kui sellised tunduvad liiga igavad, siis saab neid ka värvida. Nüüd järgmine asi, mis peavad olema sellised paraja suurusega riidelapid. Nüüd sõltub sellest muna suurusest, et kui värvite sellist suurt kanamuna, siis peaks olema selline suurem lapp, et see muna mahuks sinna sisse keerata. Kui värvite vutimuna on siuke pisike, siis võib lapp pisem olla. Ja nüüd, kui see muna on koos selle värviva materjaliga lapi sisse kokku panna, siis on vaja veel see asi kinni siduda. Selleks on vaja mingit sellist nöörijuppi või mina kasutan riideriba. Et paraja pikkusega siia, et saab siis siia ümber sõlmida, et need värvivad ained siin muna peal paigal püsiksid ja paigast ära ei lähe, et siis me saame kena muna. Üks põhiasi, millega värvime, on sibulakoored. Mul on siin aasta otsa kogutud sellised sibulakoored. Kogemus näitab, et punased sibulad on ka olemas, aga punase sibulakoored hästi ei sobi. Peavad olema sellised
tavalised sibulakoored, need on siuksed, annavad kollakat või pruuni värvi. Nii et sibulakoored. Kui tahta mingit ilusat, erksat värvi, siis saab selleks kasutada riidelappe või lõngasid, mis annavad värvi. Minul on siin spetsiaalselt kogutud lappe, mis on värvilised. Nad siis värvivad muid riideid ja värvivad ka mune, erinevad värvilapid. Tegelikult ma olen niimoodi teinud, et ega võib-olla neid värviandmeid lappe eriti ei leiagi. Ma olen nad ise riidevärvid ka värvinud. Et siis selliseid erinevaid värvilisi lappe mina kasutan siis nende sibulakoortega koos. Ja siis saab veel värvimisel kasutada sellised väikeseid taimelehti. Siin on mul sõnajalad. Siin lihtsalt meil kasvab suures toas potises sõnajalg, saab kasutada sõnajalalehti. Muidugi parem on kasutada selliseid taime, mis värvivad. Näiteks noored kaselehed annavad kollast värvi, aga ei pea üldse värviandev taim olema. Neid lehti, näiteks ristikeinalehed või rohukõrred, mida te saate, midagi juba väljas kasvab, siis need on nüüd need, et kui selline panna muna peale ja siis panna mingi värviv asi, sibulakoor või värviline lapp, siis see taimeleht on sellise struktuuriga, et tema nüüd mõnes kohast annab selle näiteks lapi värvi munale ligi ja mõnes kohast ei anna, siis tegelikult ta ise ei värvi, aga see siluett jääb sinna muna peale. Ja siis mina olen kasutanud ka, täitsa võite proovida, kõik see on katsetamise asi, lihtsalt näete riisiteri. Riisiterad võib ka sinna muna ja sibulakoore vahele panna ja siis need sibulakoore alla sibulakoore värvi sisse jäävad need riisiterade siluetid. Et lihtsalt proovime, katsetame, mis tuleb. Selle vutimuna. Vutimunad tuleb nagu eraldi panna, sest vutimunad on sellised pisikesed ja nende keetmine võtab vähem aega. Nendel väga sellised punase lappi siia ümber näiteks ja sinist lappi. Oleme kollast ka ja sibulakoort peab ikka olema. Sibulakoor, vaat see on see, et kui teil arvate, et kena värviline lapp ja küll see värvib, annab värvi, siis võib juhtuda, et ta tegelikult ei anna värvi. Ja siis sibulakoor värvib igal juhul. Selle paneme ta kenasti siia kokku. Jälle paelaga ja sõlm peale. See sidumine on selline, peab ettevaatlik olema, et muna katki pigista. Kui nüüd siit muna terveks jääb, siis ta jääbki terveks. Näete, et siin on meil siis sellised suured munad ja väikesed munad. Nii, nüüd on munad sibulakoorte ja värviliste lappidega kokku seotud, lapi sisse seotud. Mul on siin 5 suurt muna, kanamuna, ühe poti sisse. Sama poti sees ei saa neid keeta, sellepärast et kanamune tuleb tükk maad kauem keeta kui neid väikseid vutimune. Vutimune on ka 5 tükki. Nii. Päris veel ei kee, aga auravad. Nii. Vutimunad hakkasid keema. Paneme kirja kellaaja. Need peavad nüüd 8 minutit siis keema. Nii, on näha, et ka
kanamunad, suured munad hakkasid keema. Nüüd need suured munad peavad keema 12 minutit. Siis peaks olema värv kinni nendel. Vutimunade 8 minutit sai nüüd täis. Vutimunad tõstame pliidilt ja kallame külma vett peale. Need tuleb nüüd kenasti ära jahutada. Nüüd sai siis suurte munade 12 minutit ka täis. Laseme külma vee siia peale. Vaatame siis, mis vutimunadest saanud on. Jätame need sibulakoored ja muud asjad siia. Näete, täitsa värviline. On roosat värvi natukene. On kollast, on sibulakoortest. Nii, see muna õnnestus. Näete, see ka kena värviline. Näed, sinist ja rohelist ja punast on siia tulnud. See, et ta nüüd vutimuna on ja tal täpid peal on, see teeb asja lihtsalt huvitavaks. Kolmas muna, selline. Pärast vaatame neid koos. Riidelapid ja siin on nüüd see elekollane ja siuke pruunikas, see on siis sibulakoortest. Aga on ikkagi natukene teine kui ilma värvimiseta. Siin on natuke rohelist on tulnud lappidest. Siin on nüüd sellised täpid, need on siis riisiteradest jäänud täpid siin päris kenasti. Kena muna. Ja siin on sõnajalaleht jätnud oma jälje. Sai nüüd selline natuke heledam. Ongi pragu sisse tulnud küll, aga teiselt poolt on siin kena, see tuleb kõige enne ära süüa. Meie tänavused pühade munad said siis sellised.